arhiiv. Täna on Eesti helilooja Villem Kapi 103. sünniaastapäev. Arhiivi minutites kuulame sel puhul katkendit saatest Riiklik Akadeemiline Meeskoor. See on saade aastast 1959, kus saatejuhiks Gustav Ernesaks, toimetaja Kuno Areng. Saates on Gustav Ernesakse intervjuu Villem Kapiga. Muuhulgas on juttu Villem Kapi tuntud laulu Põhjarannik saamisloost. Laul valmis aastal 1958, niisiis aasta varem. Saade kõlas Eesti Raadio eetris 17. mail 1959. Üheks toredamaks lauluks on kujunenud viimasel ajal Villem Kapi Põhjarannik. See figureerib peaaegu kõikide meie meeskooride kavas. Meil on kena tervitada sind meie peres ja tänada sind selle toreda laulu eest. No aga Põhjarannik, selle nii mõtte algataks kindlasti ka Gustav Ernesaks. No mina sulle seda teemad ei andnud, seda leidsid ise. Aga vist ütlesin ainult, et kirjuta orelile ja meeskoorile. Ma võtsin sellest kinni ja siis Põhjaranniku teksti ma sain Loomingust. Kersti Merilase tekst. Ja aga seal puudus siiski keskmine osa, ma tahtsin keskmise osa kirjutada solistile ja siis pöördusin ka Merilase poole ja Merilas hiljem kirjutas juurde keskmise osa soolopartii. Kui sa oled kirjutanud, sul on väga huvitav, et sinu laulud kõlavad hästi koorile. Mis võiks selle põhjuseks olla? Kas sa ise oled kooris kauemad aega laulnud või oled sa koori juhatanud või tundub, et nõnda nimetatud kooris spetsiifikat tunned sa nii väga hästi? Kahtematult, kui koorile kirjutada, siis palju aitab selleks kaasa, kui on ise ka tegelenud kooriga ja laulnud. Mina väga palju ei ole juhtinud koori, aga umbes 15 aastat tagasi, siis ma ka 2-3 aastat juhatasin ühte laulukoori. Ja varem, kui ma konservatooriumis õppisin, laulsin ka konservatooriumi kooris, nii et kahtematult. Me vist koos laulsime seal. Õppisin tundma ka seda omapis paremini seda spetsiifikat. Aga nüüd üks niisugune küsimus. Minu käest vahest küsitakse, et kuidas toimub üldse helilooming. Mõned inimesed tulevad ja lauled küsivad. Kas sa võid ütelda, kuidas toimub helilooming? See on keerulisem küsimus üldse. Ja kuidas linn laulab? See samuti. Mõned ütlevad, et peab ootama mingisugust vaimu, miks lehvitab sul selja taga või... Kui vaimu ootab, siis võib-olla võib oodata mitu aastat. Elu lõpuni võib-olla. Sageli vahest. Aga mis nii tiibustab? Tuleb ikka võtta käsile ja ükskord maha istuda ja... Käesoleval juhul tekst peab siis ka ikka inspireerima. Ja vastav tekst leida. Aga mis oli sinu esimene laul, mille sa kirjutasid? Meeskoorile. Meeskoorile. Esimene laul oli Vasarad oli. Juba 25 aastat tagasi kirjutatud. Seda ma olen ka laulnud, Linnateenti meeskoorid, ma mäletan küll. Esimene meeskoori laul. Kas selle Põhjaranniku suur menu ei viisinud mõttele suurema helitöö kirjutamisega meeskoorile, ütleme, mis ulataks, mis oleks, ütleme, ühe kontserdi terve pool, ütleme, sümfooniaorkester ja meeskoor. Ega meil neid helitöid üldse ei ole. Ja võib-olla siin teised ka, kes siin meiega kaas istuvad praegult, võib-olla peaks mõtlema selle peale. No praegu ei ole mõelnud küll päris nii suurema helitöö. Aga see oleks idee siiski. Aga nii, igatahes see mõte, et ka koos oreliga kirjutada, see on siiski tänulik. Sest siin on, kui meeskoor annab kontserdi, on vaja tuua kohale ainult üks mees, orelimängija ja täidab seda osa, mis terve orkester. Kuna ühe koorilaulu pärast tervet orkester kohale tuua on juba raskem läbi viia. Kuuleme siis Villem Kapi Põhjarannik. Terve
Enne muusikat kõlas vestlus aastast 1959, mil Villem Kappi küsitles Gustav Ernesaks. See intervjuu oli 3. saates sarjast Riiklik Akadeemiline Meeskoor. Poeemi Põhjarannik esitusel osales lisaks meeskoorile Ramm, Orelil Rolf Uusväli. Jäi kõrva, et Villem Kapi poeem Põhjarannik oli intervjuu salvestamise ajal veel Oreli saatega koorilaul ning intervjuus tegi Gustav Ernesaks Villem Kapile ettepaneku mõelda sümfooniaorkestri ja koori ühisele teosele. Praegu näeme Villem Kapi teoste nimistus, et see sama Põhjarannik on saanud tuntuks seatuna just orkestrile ja koorile. Tollal 50ndate lõpus tehtud ettepanek sai teoks. Arhiiviminutid koostas Liina Vainumetsa. Aitäh kuulamast! Arhiiv.